Nii, tere tulemast kursuse tõhus andmetöötlus ja dokumendihaldus Wordi moodulisse. Kõigepealt alustan siis sellest ka, et järjekordselt panen siis siit selle alguse kinni. Ja nüüd avan Wordi mooduli. Kõigepealt on teil siin näha, missuguseid teemasid meil on plaanis läbida. Need on siis dokumendi struktuur, teksti vormindamine, paigutus, loetelud ja kõik muu. Ja seejärel on näha siin kõik need videoloengud. Tegelikult ma plaanin siia lisada ka veel oma videoloenguid. Hetkel on mul siin üles laetud sellised videoloengud, mis on tehtud Tallinna Ülikooli õppejõu Janno Kiiskla poolt. Näete, kui siin klõpsata, on need videoloengud näha ja siin on väga ilusti ja väga korralikult kõik lahti kirjutatud. Kui te klõpsate videol, see video ilmub, laetakse teil üles ja te saate seda siit kohe otse vaadata. Vaatame ühte videot. Ma natuke kerin edasi. Ja need on sellised asjad, mis on tegelikult väga paljudele võib-olla tunda ja teada. Panen korraks heli kinni, et need on teile teada ja tunda oskused, aga võib-olla mõne jaoks on kasulik üle kuulata. Nii et ma soovitan siiski kuulata, kui te arvate, et teil sellist teadmist vaja oleks. Nüüd videode puhul ma õpetan teile veel ühe nipi. Näiteks ma panen siia jooksma, panen ikka kinni. Siin videode puhul on siis võimalik muuta videode kuulamise kiirust ja näete, see on siin kiirus. Ja ma soovitan, kui teile tundub, et kas õppejõud räägib liiga aeglaselt, sealhulgas ka mina, või te olete seda kuulnud ja tahate natuke kiiremini üle kuulata, siis näete, teil on võimalik valida siit 1,5-kordne kuni 2-kordne kiirus. Ja kui ma nüüd selle heli sisse panen, siis te näete, et see palju kiiremini nii-öelda see heli toimib. Nüüd selleks, et neid videoloenguid vaadata, peab teil olema mingisugused MP4 mängijad. Üldjuhul nad on Office'isse või sisse ehitatud, aga kindlasti saate ka tasuta meediaplayereid internetist alla laadida. Nii, ma lähen siis tagasi siia Wordi moodulisse. Nii. Ja siin siis videoloengud 2 on natuke sellised olulisemad, natuke tõsisemad, natuke keerulisemad salvestused jällegi Janno Kiiskla poolt. Ja siin on kasutatud küll natuke varemat Microsoft Office tarkvara, kuid sellest pole midagi, sest see selgitab põhimõtteid. Ja miks ma ei ole teinud iga selle asja kohta oma salvestusi, põhjus on lihtne, et mitte tekitada digiprügi, ehk kui keegi kuskil on juba sellised õppevideod teinud, siis ei ole mõtet neid ka seda nii-öelda digipilve koormata. Nii, küll aga ma lisan siia oma videosid veel juurde. Ja siin on siis eraldi kaust, kus on abitekstid. Need abitekstid on selleks, et kui me vaatame konkreetseid ülesandeid, siis te näete, et teil läheb neid abitekste vaja. Ja selleks te laete selle teksti alla, näete, need on üldjuhul mingid vormindamata tekstid ja hakkate siis sellega dokumendiga ka tööle. Nii. Ja siin on antud juhul on 2 abiteksti. Teine on siis tekstitöötluse oskuse vajalikkusest. Ja need laete alla täpselt siis, kui te jõuate sellise ülesandeni, kus seda vaja on. Nii, ja iga ülesande juurde ma teen siis veel juba täiendava video, aga ütlen siis veel juurde, et see iseseisev ülesanne on mõeldud nüüd selle jaoks, et siin on sellised uuemad asjad, mida nii-öelda viimastel aastatel seoses AI-ga on juurde tulnud, näiteks pimeda režiimi lisamine oma siis sellele Wordi taustale ja teiseks on siis täiustatud dikteerimine ja transkriptsioon, mida siis saab kasutada. Nii et aga teen selle jaoks ka veel eraldi videotutvustuse. Ja selleks korraks ongi kõik.